Maailmas on metsi, millel ei ole vaja õuduslugu juurde mõelda, et need hirmutavad tunduksid. Ja kuigi inimene muudab üha suuremat osa maailmast, leidub siiski metsi, mis on jäänud peaaegu puutumatuks. Paigad, mis justkui polegi meie jaoks loodud. Selles videos külastame mõnda maailma kõige kõhedamat metsa. Enne kui alustame, palun laikige ja tellige seda videot. See on meie sisuloojate jaoks väga oluline. Aitäh! Ja nüüd alustame. Yavo Vieja mets. Kaasaegses Euroopas on harva näha metsi, mis on pärast sajandite pikkust linnastumist peaaegu puutumatuna säilinud. Kuid UNESCO andmetel on suur osa Yavo Vieja metsast jäänud looduslikuks ja peaaegu puutumatuks sajandite jooksul. See ei ole selline mets, kus oleks selge rada ja kontrollitud maastik. Paljudes selle osades laseb loodus lihtsalt ise oma protsessidel kulgeda. Seal on puid, mis kukuvad maha ja mida ei eemaldata. On palke, mis maapinnal kõdulevad, samal ajal kui seened kasvavad nende peal ja putukad söövad neid. Selle asemel, et näha puhast metsa, näed siin kogu elutsüklit ja lagunemist, mis toimuvad samaaegselt. Mida sügavamale metsa sa lähed, seda rohkem kaob tunne, et inimene kontrollib siin midagi. Mõned puud siin on väga vanad. Ja kuna metsakroon on tihe, on kohti, kuhu peaaegu üldse valgus ei pääse. Lisaks on siin märjad niidud, jõed ja mudane maa. See kõik paneb tundma, et kogu ökosüsteem on elus. UNESCO ja Euroopa keskkonnaraportite kohaselt on mets koduks huntidele, ilvestele ja Euroopa piisoni suurimale vabalt ringi liikuvatele populatsioonile. Isegi kui sa neid ei näe, piisab teadmisest, et nad on osa metsast, et kohatunne kohe muutuks. Siin ei ole mingit dramaatilist ehmatust. Hirm Yavo Vieja ees on aeglane. Mida kauem sa seal oled, seda rohkem tunned, et sina oled võõras, mitte mets. Külaline. Aokigahara mets. Fujimäe loode osas asub üks Jaapani tuntuimaid metsi. Seda kutsutakse sageli puude mereks, kuna selle võrastik on nii tihe. Jaapani ametliku turismiinfo kohaselt tekkis Aokigahara kõvastunud laava peale, mis pärineb Fujimäe suurest purskest 9. sajandil. Seetõttu on suur osa metsaalust kivine ja ebaühtlane ning täis puujuuri, mis ulatuvad vulkaanilise kivimi pinnale. Jaapani riikliku turismiorganisatsiooni andmetel aitab metsa all olev vulkaaniline laavakivi heli neelata. Nii et isegi kui oled keset metsa, kuuled mõnikord peaaegu ainult omaenda liikumist. Ei ole tugevat tuult, ei ole pidevat loodushäält. Tulemuseks on see, et kogu piirkonnal on justkui loomulik summutav efekt. Metsa ümbruses on ka laavakoopaid, sealhulgas Narosawa jääkoobas ja Fugaku tuulekoobas. Kuna kogu maastik on vulkaaniline, on maa all palju õõnsaid ruume ja laavatorusid, mis tekkisid pärast Fujimäe purse. Internetis korratakse sageli väidet, et Aokigaharas kompass ei tööta. Kuid Yamanashi prefektuuri turismigiidide sõnul töötab kompass korralikul kasutamisel täiesti normaalselt. Tegelik oht on palju lihtsam kui linnalegendid. Mets on tihe, maastik on ebaühtlane ja kui sa kaldud ametlikelt radadelt kõrvale, on väga lihtne ära eksida. Lihtsamalt öeldes ei ole Aokigahara hirmutav sellepärast, et ta rikub loodusseadusi. See on hirmutav, sest kõik on seal liiga tõeline ja liiga loomulik. Punane mets, see asub Tšernobõli tuumaelektrijaama lähedal, olles üks enim mõjutatud piirkondi pärast 1986 aasta tuumakatastroofi. Rahvusvahelise aatomienergia agentuuri ehk IAEA andmetel on see osa Tšernobõli keelutsoonist üks kõige kõrgema radioaktiivse saastatusega piirkondi pärast õnnetust. Ning just see teebti selle koha kummaliseks, kuid ka ümbruskond ise sai kiirgusest mõjutatud. Sealt pärineb ka nimi Punane mets. Pärast katastroofi surid paljud männid selles piirkonnas ning nende värv muutus punakas-pruuniks. Endisest tavalisest metsast sai äkitselt ühe ajaloo kõige rängema tuumaõnnetuse sümbol. Aja jooksul hakkas loodus tõrjutustsooni tasapisi tagasi tulema. IAEA ja keskkonnauuringute aruannete kohaselt Tšernobõli kohta on paljud endise saastatud ala osad taas puudega ja taimedega kaetud. Ka mõned loomad on tagasi tulnud, sest piirkonnas on vähe püsielanikke. Kui oled tavalises metsas, annab loodus visuaalse hoiatuse. Sa näed, kus on ohtlik, aga siin tundub ümbrus elus olevat.
Kuid maa ja ökosüsteem kannavad endiselt saastatuse jälgi, mis pärinevad aastakümnete tagant. Siiani on suur osa Tšernobõli ümbruse keelutsoonist peaaegu ilma püsielaniketa. Ja kuigi kiirgusega kokkupuude on mõnes piirkonnas märkimisväärselt vähenenud, on rahvusvaheliste seireagentuuride sõnul paljudes tsooniosades juurdepääs endiselt kontrollitud ja rangelt piiratud. Tänu punasele metsale näed, kui kummaline on tuumakatastroofi mõju loodusele. See ei hävitanud metsa nii, nagu enamik ootaks, vaid jättis selle paigaks, kus valitseb vaikus. Vaikus, kuid mitte kunagi tavaline. Daintree vihmamets asub Queenslandis, Austraalias ning Daintree on üks maailma vanimaid troopilisi vihmametsi. Queenslandi parkide ja Loodusekaitseameti andmetel on see osa Eastern Kukujalanji rahva traditsioonilisest maast ning tuntud oma vihmametsa, jõe, mägede ja rannikualade ökosüsteemide kombinatsiooni poolest, mis kõik ühinevad ühes piirkonnas. Ja seetõttu on peaaegu igal maastiku osal oma oht. Mõnes Daintree piirkonnas tõuseb mägi järsult otse rannikult. Tugevad vihmad, järsud maastikud ja kiirelt muutuvad veeolud võivad muuta ojad ja jõed ohtlikuks, isegi kui need alguses tunduvad rahulikud. Ametlike pargihoiatuste kohaselt võivad tugevad hoovused olla eriti ohtlikud pärast tugevat vihma ja tsüklonihooaega, kuid siin pole probleemiks ainult vesi. Üks kõige tõsisemaid hoiatusi Daintree kohta puudutab soolavee krokodille. Pargi ametnikud tuletavad korduvalt meelde, et vältige jõeääri ja ärge minge niisama veekogude lähedale, sest krokodill võib olla läheduses isegi siis, kui ümbrus tundub paikne. Ja kuna see on Austraalias, on veel üks loom, kes annab vihmametsale eelajaloolise tunde. Lõunakasuaar. See on suur lind, kes ei lenda ja võib kasvada peaaegu 2 meetri kõrguseks. Queenslandi keskkonnaagentuuride sõnul on kasuaar vihmametsa ökosüsteemis oluline, sest aitab levitada taimede seemneid metsas. Aga kuigi nad on loodusele olulised, on nende kohta ka tõsised hoiatused. Kui kasuaar tunneb end ohustatuna, võib ta muutuda agressiivseks, kasutades oma tugevaid jalgu ja teravaid küüsi. Seega, kui sa kõnnid Daintree laudteedel, on seal eriline tunne, mida sa tavalises metsas ei koge. See pole nagu tavaline turismi sihtkoht. Tundub, et oled kohas, kus loodus on valitsenud palju kauem kui inimene. Ja Daintrees on üks asi selge. Mitte kõik hirmutav pole salapärane. Mõnikord piisab lihtsalt vihmametsast, mis on täis elu. Sundarbans. See asub laias deltas, kus Ganges, Brahmaputra ja Meghna jõed ühinevad enne Bengaali lahte voolamist. UNESCO andmetel on see üks maailma suurimaid mangroovimetsi, kuid see ei ole tavaline mets, kus on selged rajad ja kindel pinnas. Kogu ala on segu loodete jõgedest, mudastest saartest, suudmealadest ja tihedast mangroovimetsast, mis pidevalt muutub sõltuvalt veetasemest ja ilmast. See tähendab, et isegi maastikku siin ei saa lihtsalt usaldada. On kohti, kus maa tundub kõva, kuni su jalad äkitselt mudasse vajuvad. On kanaleid, mis näivad madalad, kuid võivad kiiresti muutuda, kui tõus tõuseb. Ja kuna mets on jagatud väikesteks saarteks ja veeteedeks, on lihtne suunda kaotada, eriti kohtades, kus ümbrus näeb ühesugune välja. Maailma Looduse Fondi andmetel on Sundarbanid ainus koht maailmas, kus Bengaali tiigrid elavad rannikualade mangroovide ökosüsteemis. Ja kuna need tiigrid oskavad ujuda, suudavad nad ületada jõgesid ja mangroovikanaleid. See muudabki selle koha atmosfääri eriliseks. Teistes metsades on tunne, et kuskil on turvaline ala, aga Sundarbanides ei ole selget piiri vee ja ohu vahel. Võid olla paadis ja arvata, et oled turvaliselt, kuid see on ikkagi kiskja territooriumi osa. Ja looduskaitseorganisatsioonide ja kohalike raportite kohaselt on Sundarbanide teatud piirkondades juba pikka aega olnud palju konflikte inimeste ja tiigrite vahel, eriti kogukondades, kes lähevad metsa kala püüdma, mett koguma või elatist teenima. Sundarbanid ei ole vaikne mets, see on elus, liigub ja hingab koos loodetega ning võib-olla just see teebki selle koha nii hirmuäratavaks. Seetõttu ei ole loodus lihtsalt taust, vaid tema on see, kes kontrollib. Darien kontrollib. Darien ka. See on suur osa metsast ja märgaladest, mis katkestab Pan-Ameerika maantee, teedevõrgu, mis oleks pidanud ühendama Põhja-Ameerikat Lõuna-Ameerikaga.
aga selles piirkonnas näib tee lõppevat. Ja kui sa näed Darieni maastikku, siis saab aru miks. UNESCO ja piirkonna biosfääri kaitseala kirjelduste kohaselt on see üks kõige mitmekesisemaid ja keerulisemaid troopilisi ökosüsteeme Ameerikas. See ei ole lihtsalt vihmamets. Siin on koos sood, mangroovialad, jõed, mäed, rabad ja tihedad troopilised metsad. Ja kõige raskem on siin see, et maastik muutub kiiresti. On alasid, kus on ainult muda ja madalad sood. Mõne kilomeetri pärast tuleb järsk metsaga kaetud nõlv. Seejärel ootab ees jälle jõgi või oja, millest tuleb üle minna. Tundub, et maastikul pole püsivat rütmi ja kuna taimestik on väga tihe, väsid kiiresti isegi siis, kui oled alles lühikese maa läbinud. On palav, niiske ja raske õhk. Sa ei võitle ainult metsaga, vaid kogu keskkonnaga. Isegi kui siin poleks ühtegi üleloomulikku lugu, on Darieni juba ammu tuntud kui üks maailma kõige hirmutavamaid džunglialasid. Mitte sellepärast, et siin oleks kummitusi, vaid sellepärast, et tunned, et see koht pole loodud inimese jaoks lihtsaks läbimiseks. Ja just see annabki sellele erilist raskust. Paljudes kaasaegsetes kohtades on inimene looduse juba kontrolli alla saanud. Aga Darien kapis tundub, et toimub hoopis vastupidine. Tundub, nagu mets ise ütleks. Siit edasi ei saa. Okapi loodusreservaat. See asub Ituri metsas Kongo Demokraatliku Vabariigi kirdeosas. UNESCO andmetel kaitseb reservaat suurt osa ühest Aafrika suurimast troopilise metsasüsteemist. Ja kuna see on ühendatud Kongo jõe vesikonnaga, on tegemist väga suure ökosüsteemiga. Seega, kui sellest kohast räägitakse, ei ole see lihtsalt tavaline metsapark. Tundub, et õigem oleks seda nimetada terveks metsamaailmaks. Ja just see annabki sellele kohale kohe erilise atmosfääri. Maastik ei ole avatud ega ka etteaimatav. Siin on tihe igihaljas mets, sood veeäärsete kanalite kõrval, madalad lagendikud džungli keskel ja kivised alad, kus peaaegu pole selgeid teid. Kui sa siseled reservi, kaob kiiresti kauguse ja suunatunnetus, sest kõikjal on ühesugused tihedad puud ja tume võrakate. Aga üks kõige olulisemaid põhjuseid, miks see reservaat tuntud on siin elav elusloodus. Siin asub suur osa alles jäänud okapi populatsioonist. Haruldane loom, kes on kaelkirjaku sugulane, kuid näeb välja nagu hirve ja sebra segu. UNESCO ja looduskaitseorganisatsioonide sõnul on see reservaat selle liigi ellujäämiseks väga oluline, sest suur protsent metsikus looduses elavatest okapidest asub endiselt Ituri metsapiirkonnas. Lisaks sellele on see piirkond ka koduks metsaelevantidele, pongoantiloopidele, metsapühvlitele, hiiglaslikele metsseadele ning erinevatele primaatide ja lindude liikidele, keda on mujal Aafrikas harva näha. Kuid mida rikkalikum on elurikkus, seda enam on tunda metsa avarust ja eraldatust. Ja siin muutub reservilugu veelgi raskemaks. Sest UNESCO ja rahvusvaheliste looduskaitsearuannete kohaselt on see piirkond juba pikka aega silmitsi seisnud ebaseadusliku salaküttimise, relvastatud rühmituste ja väikekaevandamisega. Viimastel aastatel on mitmed looduskaitsevalvurid ja reservitöötajad tapetud, kui nad kaitsesid metsa relvastatud rühmituste ja ebaseaduslike tegevuste eest. Seetõttu ei tulene piirkonna pinged ainult loodusest. Need tulenevad ka tegelikkusest, mis on seotud loodusega. Isegi inimesed, kes töötavad reservi kaitsmise nimel, satuvad ohtu. Ja see ongi põhjus, miks Okapi loodusreservaadi tunne on erinev võrreldes teiste metsadega maailmas. See ei ole lihtsalt tavaline loodusseiklus. See on koht, kus mets, elusloodus ja konflikt eksisteerivad koos. See ongi Bwindi läbimatu mets. See asub Uganda Albertini riffiooru ääres. Ja UNESCO andmetel on see üks viimaseid suuri afromägimetsaalasid Ida-Aafrikas. Lihtsalt öeldes on see iidne kõrgel asuv vihmamets, mis on säilinud ajal, mil paljud metsad selle ümber on vähenenud või täielikult kadunud. Ja kui sa kuuled selle täisnime Bwindi läbimatu mets, siis see ei ole liialdus. Sinna on tõesti raske sisse pääseda. Uganda loodusameti andmetel koosneb park järskudest harjadest, sügavatest orgudest ja tihedast taimestikust, mis toimib valgalana mitmele peamisele jõele. Nii et kui sa metsas liigud, ei seisa sinu ees ainult puud. UNESCO ja looduskaitseorganisatsioonide andmetel asub selles metsas suur osa maailma alles jäänud mägikorillade populatsioonist. See on üks väheseid kohti maailmas, kus seda liiki võib veel näha nende loomulikus elupaigas. Kuid siin ei ela ainult korillad.
siin elavad šimpansid, metsaelevandid, üle 120 imetajaliigi ning sadu linnu- ja liblikaliike, nagu teatab Uganda loodusameti. Ja selle asemel, et muuta atmosfäär turistisõbralikuks, rõhutatakse siin veelgi rohkem, kui tihe ja keeruline on elu metsas sees. Siin ei ole avatud ruumi tunnet. Tundub, et lehtede ja puude tagant liigub või jälgib sind justkui miski. Aga üks huvitavamaid asju pundi juures on see, kui kiiresti ümbrus inimese ja looduse piiril muutub. UNESCO andmetel ümbritsevad seda metsa mõned Uganda kõige tihedamalt asustatud maapiirkonnad. Lihtsamalt öeldes on külad ja põllumajandusmaa peaaegu otse selle iidse vihmametsa piiril. Ja võib-olla ongi see põhjus, miks pundi on nii rahutuks tegev. Mitte sellepärast, et siin oleks mingi dramaatiline oht, vaid sellepärast, et tunned, nagu oleks siin alles jäänud osa vanast maailmast. Ja see pole kunagi täielikult harjunud inimese kohaloluga. Must mets, Lõuna-Saksamaal asuv must mets on tuntud oma tihedate mändide, sügavate orgude ja metsade poolest, kus mõned alad on jäetud tahtlikult loodusesse tagasi kasvama. Vastavalt Mustametsa rahvuspargi ametlikule teabele on pargis tuumalad, kus inimsekkumine on minimaalne või peaaegu puudub juba pikka aega ja seal hakkabki kohatunne muutuma. Kui oled metsast väljas, näeb see välja nagu postkaardilt. Külad, mäed ja männimetsad näevad välja nagu klassikalistelt Euroopa maalidelt. Mida sügavamale rajale liigud, seda pimedamaks muutub ümbrus, sest puud on tihedad. Maa muutub ebaühtlaseks. Parki enda loodusradade giidide sõnul peavad matkajad olema ettevaatlikud, sest maastik on tõeline loodusmets ja mitte kõik rajad pole kergesti läbitavad. Selle üheks suureks põhjuseks on ka metsa ajalugu. Rahvuspargi teabe kohaselt mõjutas piirkonda tugevalt torm Lotar 1999 aastal. See oli tugev torm, mis murdis väga palju puid kõrgemal asuvates metsades. Selle asemel, et kõik kohe ära koristada, jäeti mõned metsaosad loomulikult taastuma. Seetõttu on nüüd seal segu vanadest puudest, surnud puidust, uuest kasvust ja metsikust maastikust, mis annab palju puutumatuma atmosfääri võrreldes teiste Euroopa metsaparkidega. Ja võib-olla on see osa põhjusest, miks Schwarzwald on endiselt ikooniline. See ei ole maailma kõige ohtlikum mets, kuid see tuletab meelde, kui kiiresti võib kohatunne muutuda, kui pimedus tiheneb, rada kitseneb ja mets hakkab tunduma vanem kui maailm, mis jääb sellest väljapoole. Erinevates maailma paikades on metsi, mis ei ole lihtsalt ilusad või ohtlikud. On metsi, mis suudavad tekitada tunde, et sa ei kuulu sinna. Ja võib-olla just see on põhjus, miks need metsad mõjuvad inimestele siiani nii tugevalt ja sütitavad nende kujutlusvõimet. Sest ükskõik kui arenenud on kaasaegne tsivilisatsioon, on planeedil siiski kohti, mida inimene pole täielikult taltsutanud. Vihmametsad, mida juhivad looduse rütmid ja kiskjad, džunglid, mida on siiani peaaegu võimatu läbida. Iidvanad metsad, mis on vanemad kui paljud linnad ja riigid nende ümber. Ja kuigi me peame neid paiku sageli kõhedust tekitavateks või hirmutavateks, on oluline meeles pidada, et enamik neist on samuti olulised osad looduslikust maailmast. Paljud neist on ohustatud liikide koduks. Samuti on paljud kaitse all, sest need on maa elurikkuse ja kliimatasakaalu seisukohalt üliolulised. Nii et ühel poolt võib-olla on hirm, mida me nende metsade eest tunneme. Ka meeldetuletus, et looduses on veel osi, mis ei ole loodud inimese mugavuse jaoks. Ja võib-olla just see teebki need nii paeluvaks, sest nendes metsades ei ole inimene peategelane, vaid külaline.